Jah, sa lugesid õigesti. Täna vaatame üle üht väga erilist turvakaamerat, mille hinnaklass küündib 10 000 euroni. Ma olen sinuga täiesti nõus. Ma ei kujutanud ise ka ette alguses, et mida see kaamera peab tegema, et ta nii palju väärt on. Et kas ta käib minu eest poes ära, teeb kodus mul süüa ka või et mis värk on sellega. Aga kui ma hakkasin asja lähemalt uurima, siis tegelikult ma leidsin, et selline hinnaklass sellise asja eest on täiesti mõistlik. Ja kohe näitan sulle ka, miks. Tere taas, mina olen Reijo ja täna vaatame koos üle, mida kujutab endast Hikvisioni kahespektriline positsioneerimissüsteem, mis nagu nimigi ütleb, kasutab siis häirete tuvastamiseks kahte süsteemi sisse ehitatud kaamerat. Üks neist optiline ja teine soojuskaamera. Enne aga ära unusta sellele videole panna like või meeldib või kuidas iganes eesti keeles saad öelda ja pane ka subscribe või jälgi, et sa ei magaks maha meie tulevased videod. Nüüd edasi minnes siis, milleks sellist süsteemi üldse vaja on? No lihtsalt öeldes on ta mõeldud väga hinnaliste varade kaitsmiseks. Sarnaseid süsteeme kasutatakse näiteks sõjavägedes, merevägedes, sadamates, lennujaamades ja ka näiteks suurtes ladudes või tehastes perimeetri kaitsmiseks ja tulekahjude ärahoidmiseks. Just täpselt, et mitte ainult tulekahjude tuvastamiseks, vaid tänu eelalarmile annab see süsteem juba varakult teada, kui kusagil tõuseb temperatuur ohtlikult kõrgele. Ehk see aitab potentsiaalselt ka tulekahjusid hoopis ära hoida ja nii kaitseb see süsteem sind tohutult suurte varakahjustuste eest. Siia vahele mainin, et konkreetselt see seade, mida videos näete, läheb ühte Eesti prügilasse tulekahjude valveks. Siinkohal ma usun, et mõned vaatajad tahaksid kindlasti vahele öelda, et aga mis siis, sest tegelikult ju termokaameraid, mis tuvastavad tulekahjusid, on küll ja küll. Okei, aga kas nad suudavad seda teha ka 3 kilomeetri pealt ja sellele lisaks mõõta täpset temperatuuri peaaegu 1200 meetri pealt. See on juba päris hämmastav, eks ole. Ilma smart-funktsioonideta tunneb see seade sõidukeid ära juba 4,5 kilomeetri kauguselt ja inimesi tunneb see ära 1,5 kilomeetri kauguselt. No selline 19-kilone robot võiks ju kuskil tagahoovis olla küll. Arvestades, kui ehedalt see juba minu arust näeb välja nagu Robocop, siis tunneks end täitsa turvaliselt. Loomulikult on sellel süsteemil olemas ka kõiksugu intelligentsed käitumisanalüüsi algoritmid, nagu näiteks sissetung, jooneületus ja piirkonna sisse- ja väljakäik. Ei puudu sellel ka nutikas jälgimine ja palju muid kõrgtehnoloogilisi asju, kuid ma olen päris kindel, et kui sa oled sellises hinnaklassi süsteemi potentsiaalne ostja, siis sa tead täpselt juba, mida sa otsid, ehk siis selle tõttu ma ei hakka siin mingeid eraldi asju veel välja tooma. Küll aga ma panen selle video alla siia lingi, kust siis saad natuke täpsemalt huvi korral uurida. Küll aga mainin ära, et sellel seadmel on 2 erinevat seadistust. Üks on valveseadistus ja teine on tulekahjuseadistus ja neid 2 korraga kasutada ei saa. Üldiselt selle videoga ma tahangi näidata, et sellises hinnaklassis turvakaamerat endale koju võib-olla ei ole kõige mõistlikum osta, aga kui sinu vastutada on mingisugune tehas või ladu, mille vara väärtus küündib sadade tuhandeteni või miljonite eurodeni, siis minu meelest tundub igati loogiline valida ka selle vara kaitsmiseks siis vastava väärtusega tippklassi turvasüsteem. 10 000 eurot investeerida sellesse, et vältida potentsiaalselt 10 000, sadu tuhandeid või miljoneid eurosid kahjusid on minu arust päris hea diil. Lisaks suudab see seade ära katta niivõrd suure ala, et kui sa prooviksid tavaliste termokaameratega sama suure ala ära katta, siis sul oleks vaja umbes 5-7 tavalist kaamerat, mis tähendab ka seda, et hind tuleks tegelikult palju kallim. Ja selle otsa läheb veel kõikide nende seadmete paigaldus ja kõikide seadmete eraldi seadistamine. Ehk siis tegelikult selle ühe roboti ostmisel sa mitte ei säästa ainult ka raha, vaid ka aega. Selle kokkuvõttega mina aga tänaseks lõpetan. Loodan, et sulle see video meeldis. Kui meeldis, siis kindlasti ära unusta ka like panna sellele videole ja jälgi meie kanalit ka. Ning aitäh vaatamast ja järgmise korrani!